Tere kõigile, siin Brüsseli päevik Yana Toomiga ja nagu te teate, meil siin alles lõppesid kohalikud valimised, kus ka minul oli au kandideerida ja ma tänan kõiki, kes toetasid Keskerakonda ja mind isiklikult. Kõik Eesti Europarlamendi saadikud teatavasti kandideerisid kohalikel valimistel ja kõik me rõõmsalt või mitte väga rõõmsalt esmaspäeval suundusime Strasbourgi, kus on meil Strasbourgi plenaarisessioon. See tähendab seda, et Europarlament hääletab paljude raportite ja dokumentide üle. Ma salvestan seda videot neljapäeval peale lõunat. Täna õhtuks peaks olema selge, kelle kasuks teeb Isamaa valiku, kellega minna Tallinna koalitsiooni. Aga kuna ma olen väsinud ja kogu see trall ei mõju hästi emotsionaalsele seisundile, ma luban endale täna natuke pessimismi. Niisiis, Euroopa Parlament tundus mulle seekord kuidagi eriti lõhki. Ja ma toon teile 2 näidet, mis on tegelikult väga ebameeldivad. Nagu te olete ilmselt lugenud meediast, praegu me alustame siin arutelusid järgmise eelarve üle. Euroopa eelarvet tehakse 7 aastaks. Ja enne, kui see eelarve jõuab meie laudadele, Euroopa Parlament võtab vastu erinevaid resolutsioone, et anda juhtnööre, mida täpselt me tahaksime seal näha. Sotsiaalvaldkonnas, kaitsevaldkonnas, põllumajanduses ja nii edasi ja nii edasi. Niisiis, nagu te ilmselt mäletate ka, mina mäletan, ma olen siin majas juba ammu, eelmise parlamendi koosseisu suur trump oli nimetatud lastegarantii. Lastegarantii on üle-euroopaline programm, mis on suunatud sellele, et võidelda laste vaesusega, et tagada selle, et lapsed oleksid Euroopa Liidus kaitstud, et nad oleksid söönud, et nad oleksid normaalselt õpiksid ja nii edasi ja nii edasi. Kõik see lastegarantii eeldab seda, et tuleb päris korralik Euroopa Liidu poolne finantseerimine. Niisiis selles resolutsioonis, millest ma rääkisin, mis oli suunatud just sotsiaalvaldkonnale muu hulgas, Euroopa Parlamendi enamus hääletas maha lastegarantii finantseerimise suurendamise. Mis on minu meelest väga kurb ja väga silmakirjalik, aga nii läks. Mis on eriti kurb ka minu kodufraktsioon Renew, kuhu ma kuulun ja kelle suureks trumbiks oli eelmises koosseisus seesama lastegarantii. Paljud saadikud hääletasid selle finantseerimise suurendamise vastu. Kurb, pole midagi parata. Ja teine veel markantsem näide puudutab niinimetatud Omnibussi. Omnibuss on programm, mille raames Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon ja ka valitsused ja ka Eesti valitsus võitlevad Euroopa bürokraatiaga. Ehk siis üritavad kas tühistada või lihtsustada või kuidagi kärpida kõiki need direktiive, mis väidetavalt segavad inimestel rahulikult elada või oma äri ajada. Tõsi, me oleme väga bürokraatlikud siin ja sellist lihtsustamist on vaja. Aga see Omnibussi esimene raport jällegi kukutati parlamendis läbi. Ja miks? Sest üks parlamendi osa arvas, et liiga palju on lihtsustamist ja teine, et seda on liiga vähe. Tegelikult tegemist oli kompromissiga, sest teatavasti hea kompromiss on see, kui keegi pole rahul, aga keegi polnud rahul sellisel määral, et dokumenti lihtsalt ei võetud vastu. Mis tähendab seda, et nüüd me taas avame selle, hakkame taas viima sisse parandusettepanekuid. Palju see võtab aega, seda keegi ei tea, aga võtab palju. Nii aega, raha, ressursse ja kõike seda muud. Nii et nii palju siis lihtsustamisest tänases faasis. See kõik on kurb, parlament on lõhki, nagu ma teile ütlesin, aga mul on selline tunne, et lõhki on ka Eesti ühiskond või vähemalt sellist muljet loob Eesti meedia, kui ma loen järelkaja valimistest. Mõned meie meediaväljaanded minu suureks pettumuseks, sest ma pidasin neid palju tasakaalukamaks, ütlen niimoodi, üritavad jätta sellist muljet, et Keskerakond on kaotanud valimised Tallinnas, mis on muidugi täielik jama, sest me saime 37 mandaati ja kui näidata või üritada näidata, et 42 mandaati, mida me ei saanud, on mingisugune valimisnimekiri, mis kandideeris Keskerakonna vastu, siis see on ju täielik jama. Sest kui me võtame sellist matemaatikat, nagu väga tabavalt kirjutas täna vist hommikul Juhan Kivirähk, tuntud sotsioloog, siis tuleb välja, et näiteks Reformierakonda ei usalda 89% valijatest. Veel rohkem ei usalda parempoolsed ja nii edasi ja nii edasi. Need asju niimoodi ei mõõdeta. Nii et kuidas iganes täna õhtul langetab Isamaa erakond oma valiku, kelle kasuks pole siin määrav, me saame sellest teada homme või täna õhtul või homme hommikul, ei tea, millal need kaua nad seal istuvad. Aga küsimus on selles, kuidas seda üldse kajastatakse ja milliste meetoditega üritatakse pesta inimese ajusid. See on küll väga kurb. Aga kui me vaatame asjale otsa kainelt, siis me näeme, kuidas põrusid meie valitsuserakonnad. Eesti 200,
olematu. Ma ei tea, mis saab neist edasi, aga tänapäeval nad said ainult 3 mandaati Tartus, samas nad kulutasid valimiskampaaniale pea 600 000 eurot, iga mandaat seega läks neil maksma 200 000. No ei ole kõige parem tulemus. Minu lemmik jutumärkides on muidugi minu kirjasõber, kellele ma kogu aeg saadan arupärimise ja saan päris rumalaid vastuseid sealt, on siseminister Igor Taro, kes sai oma koduvallas kandideerides 33 häält. Milline rahvamandaat, millest me siin räägime, aga see valitsus ikka istub seal, kus ta istub ja häbi neil ei ole. Kuidas see kõik on seotud Brüsseliga, küsite teie? Jah, muidugi, väga otseselt on seotud. On selline asi nagu riigi maine. Eesti tahab näida tugeva riigina ja 10 aastaid peab end Venemaa ekspertiks ning annab selles küsimuses nõu teistele Euroopa riikidele. Tõenäoliselt arvab Michali valitsus, et kõik muu, kogu meie sisepoliitika jääb märkamatuks. Aga loomulikult kahjuks see nii ei ole. Kõik suured riigid jälgivad toimuvat diplomaatide ja välisministeeriumite kaudu ja nad teavad, et 73% elanikkonnast pole rahul Reformierakonna juhitud koalitsiooni tööga. Riikides, kus on pikaajaline demokraatia traditsioon, piisab sellistest reitingutest tavaliselt selleks, et valitsus astuks tagasi ja toimuksid uued valimised. On ju selge, et võimud ei peegelda rahva soove, milles ongi tegelikult kogu demokraatia mõte. Näiteks, kus Suurbritannia peaministri Liz Trussi reiting langes kuni -70-ni, astus ta tagasi. Tõsi, Michali isiklik reiting on praegu ainult -65. Tõenäoliselt tundub Michalile, et see on suur vahe. Brüsselis, Pariisis, Berliinis näevad kõik, et kohalikest valimistest Eestis sai sisuliselt valitsuse umbusaldusavaldus. Valitsus teeb aga näo, nagu midagi poleks juhtunud. Kõik näevad, et reformistid hoiavad võimust kinni küünte ja hammastega. Kas see kuidagi tugevdab Eesti positsiooni rahvusvahelisel tasandil? Suurendab usaldust meie liidrite sõnade vastu, sealhulgas Kaja Kallase sõnade vastu. Ta kannab suures osas vastutust selle eest, milliseks on täna muutunud Reformierakond. Sellest tulenevalt väheneb ka usaldus Eesti vastu üldse. Paraku on see loogiline. Sõnades Eesti ees seistes hävitab see koalitsioon meie rahvusvahelist mainet ja keegi ei tunne selle pärast häbi. Ma vabandan selle pessimistliku video pärast, aga on nagu on. Teile aga kõike head, püsige terved ja kohtume nädala pärast.